Kerge ärevuse noot seoses järgmine nädal Bangkoki minekuga on üleval olnud, kuna me reisime koeraga. On 1. jaanuari lõuna, kell on 1. Kõik kohvikud on lahti, poed, kohvikud, kõik on tavapärane. Küll, kui mul kartulisalati isu tuleb, siis ma tulen siia Iberikasse ja söön sellist kartulikreveti-salatit ja saab kartulisalati isu täis. Pühad läbi, lipud korratakse kokku igalt poolt. Liisa hakkab nüüd testima 2 hapukoort, mida me siit poest saime. Üks on crème fraîche ja teine on sour cream. See on tehtud Prantsusmaal. Ja see on tehtud Uus-Meremaal. Kui ma olen veel mujal välismaal olnud, kus ei ole hapukoort üldse olemas, siis kui ma olen seda silti või seda kirja näinud, siis ma tean, et see on kindla peale minek, kui otsid hapukoort või midagi väga sarnast. See näeb mingi kollane välja. Ta on niisugune paks, hästi paks ja kollane, kena ja valge. Ta on suht maitsetu. Aga minu arust ei ole halb. Proovi seda. See on parem. Midagi on jah selles sour creamis teistmoodi. Ma ei pane näppu peale, mis ta on. Aga jah, rohkem hapukoore moodi on see crème fraîche. Ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Mina käisin täna basseinis hommikul. Mis hommikul? Lõunal. No 11-12 paiku. Ja mina magasin. Nüüd on kell juba 2:30, et Liisa saab hommikusööki. Igatahes, ja siis seal oli üks naine ja mul tundus, et nad rääkisid soome keeles oma lapsega. Ja siis ma küsisin, et kus nad pärit on. Ja tuleb välja, et nad ongi Soomest. Naine 3 lapsega. 2 last on ligemale täiskasvanud, pluss miinus 18 seal ümber kuskil. Ja üks on 5. Ja nemad on ümber maailma reisil. Mul ei jäänud meelde need kõik linnad, kus nad juba käinud on. Nad on oma reisi lõpusirgel. Neil on veel jäänud Korea ja Jaapan, Seoul ja Tokyo. Ja siis nad lähevad tagasi Soome. Aga 3 kuud kestab see reis. Neil nad on käinud USAs, New Yorgis, Los Angeleses, Fidžil, Uus-Meremaal. Midagi ma kindlasti unustasin ära. Ta jagas mulle paar linki ka. Üks link on see, kus tema need reisipiletid ostis, selle ümber maailma reisi. Ja teine link on üks e-SIM-kaart. Et tegelikult ei ole seda vaja, et sa jõuad riiki kohale ja siis lähed kohe ostma seda füüsilist SIM-kaarti, vaid tema kasutab sellist äppi, kus on e-SIM-id ja ostad vastavalt sellele riigile, kus sa oled selle e-SIM-i sealt äppist. Sul ei ole füüsiliselt mitte midagi vaja ja saad selles riigis kasutada mobiilset andmesidet, kõnesid teha. Et ma nüüd Tais ilmselt proovin selle järgi. Kui me tulime siia Vinkom Mall kaubanduskeskusesse esimest korda üldse, Siim oli ka, siis me nägime, et siin oli üks söögikoht, kus keskel sõitis rong toiduainetega ja me vaatasime, et see on sushi rong ja läksime sisse ja selgus, et see oli hoopis hotpoti rong, millest meie huvitatud ei olnud. Ja siis me mõtlesime, et nii tore oleks, kui siin oleks kuskil sushi rong, sest et need on alati nii ägedad. Läksid mõned nädalad mööda
me jalutasime Liisaga siin kaubanduskeskuses siinsamas ja vaatasime, et mingit uut söögikohta hakatakse avama ja seal keskel on nagu rong. Ja mis see on? Tadaa! Ja tõesti ülimaitse. Ja see on päris hea, ma ei ole sushi fänn, aga see on päris hea. Kui sul muidu reisides hoiab sellist kerget ärevust üleval, sellised pisiasjad nagu kas ma ikka jõuan lennukile või kas mul ununeb midagi maha või kas mul pass ikka on kaasas ja ega lennukit seda lendu edasi ei lükata. Ma näen, et need on väiksed asjad. Sest et meil siin on viimased paar nädalat ikkagi seda kerge ärevuse noot seoses järgmine nädal Bangkoki minekuga on üleval olnud, kuna me reisime koeraga. See siit ära minemine või kuidagi nende paberite tegemine kuidagi läheb natukene üle kivide ja kändude ja lisaks on see läinud väga-väga kulukaks. Ongi lihtsalt mingisugused reeglid ja inspektsioonid ja paberid ja asjad. Taotlesin juba seda Tai-poolset nii-öelda sisenemisluba mitu nädalat tagasi, ma ei saanud vastust. Lõpuks pidin mingisuguse agendi poole pöörduma, kes muidugi võttis oma osa sealt vahelt. Siis ma sain selle paberi, nüüd see loomaarst kirjutas, et nad tahavad võtta Fifi 8 tunniks enda juurde mingisugune government inspection. Ma küsisin, miks see 2 tundi kestab ja mis asi see on? Ja siis nad ütlesid, et nad peavad minema mingisugusele valitsuse poolt kinnitatud selle veterinari juurde, kes vaatab, et tegu on ikka sama koeraga, kes on paberitel ja mingi bla bla bla. Et ühesõnaga üritame säilitada ikkagi rahu ja külma närvi ja loodame, et saame ilusasti juba paari päeva pärast Bangkoki relokeeruda. Ma ei oleks niikuinii mõelnudki Fifi koju jätmise peale pooleks aastaks, nagu see on igatepidi seda väärt, et ta siin kaasas on, aga see koeraga reisimine ei ole nõrga närvilistele ja igasugusteks lisakulutusteks tuleb ka valmis olla. Midagi toimub. Mingid tuututavad ja vaatad hästi palju sporti ja nipud on. Väga suur signaalitamine käib ja rolleritel ja autodel on, osadel on lipud küljes. Või trummimänge. On jah, mingi trumm on ka nüüd kuskil. Me hetkel veel ei tea, mis see täpselt on, aga me panime tähele, et siin meie lähedal, kus on suur ekraan, kus toimub spordivõistluste vaatamine, et seal oli täna hästi palju laudu üles seatud ja kõik olid reserveeritud. Inimesed, kes kõndisid siin meie kortermajas kuskil foyees, telefonid olid käes ja oli kuulda, et mingi spordivõistlus käib. Liiklus on kuidagi nii tihe ka. Pühapäeva õhtu on, kell on 12:30 õhtul. Äkki see mäng sai läbi ja nad rõõmustavad või kurvastavad. Vietnam, Beach Thailand, okei, siin on ikkagi selgesõnaliselt vist 3-2. Ja siit ma veel loen, et nad võitsid dramaatilise 3. väravaga tühja väravasse, et see Thailandi väravavaht oli väljas väravast. Et see võis küll ikka väga põnev mäng olla. The final whistle confirmed Vietnam status as champions. 3. korda said selle tiitli ja viimati nad said aastal 2018, nii et night to remember, nad on kindlasti kõik täna ülirõõmsad ja vaatame, kaua see signaalitamine seal õues kestab meil. Ma ei kujuta ette, mis seal District 1 praegu toimub, see põhikoht, see keskus, kus me oleme käinud, kus oli viimati see mingi tekkpool. Pärast siia korterisse kolimist me ei ole sinna kesklinna nagu sattunud üldse, aga ma ei kujuta ette, mis seal toimub, kui juba siin. No kust nad tulevad? Me otsustasime tulla välja. Mina otsustasin.
tulla välja lähemale sellele rõõmupeole. Seal see kraan oli. Ma arvan, neil olid juba mängu ajaks varutud. Just siis, kui sa mõtled, et enam valjemaks minna ei saa, siis tuleb mingi järgmine seltskond kuskilt. Ma ei ole sellist asja kunagi näinud. Ma ei ole olnud Inglismaal mingite jalkamängude ajal ja kuskil, üldse kuskil. Nagu täiesti esmakordne kogemus. Et kui oleks teadnud, siis oleks isegi kuskil seda mängu vaatama läinud. Naudime siis siin trepikojas viimaseid hetki vaikust, enne kui jälle enda korterisse lähme. Nii, 1,5 tundi on möödas, kui me esimest korda siia rõdule tulime vaatama, et mis värk on. Ja nüüd on see, et kui enne oli see meiepoolne sõidusuund täis, siis nüüd on vastupidi ja see saab tähendada ainult seda, kesklinn jääb sinna poole. Et nad käisid Tiiru kesklinnas ja nüüd lähevad tagasi. Mis siis annab alust arvata ka seda, et varsti on vaikus. Meil on käsil 1,5-tunnine sõit kuhugi kohta, kus siis FIFi üle vaadatakse. Mingi see on riiklik kasutus. Issand, kui peenike maja. Sinna maja ei mahu 2 inimese voodi kahjuks. Huvitav, mis need on? Kool, haigla, Ei, need punased asjad. Need on mingid viib asjad. 2025, need on kuidagi selle uusaastaga vist seotud. Ma ei näi see. Buss on need. Kontrastide riik, siin on väga kohalik ja siis on siin ilus uus office for lease. Täpselt niimoodi siin ongi. Kohalik ja uus kõrvuti. No nii, me saime paberid kätte ja nüüd ootame taksot tagasi. Jah, nagu öeldud, siis igasugused põnevad paberid saime terve hunniku. Loodan, et sellega on nüüd korras ja eks Bangkokis selgub, kuidas seal peab toimetama, kas me peame kuskile minema või mitte. Sellest me ei rääkinudki vist. Et kui me jõudsime siia Vietnami, siis me oleksime saanud lihtsalt lennujaamast välja ja alustada nagu tavalised ilma koerata inimesed. Aga ma arvasin, et äkki on vaja mul mingit templit või mingit paberit, et ma olen riiki sisse tulnud. Et võib-olla seda on vaja siis, kui ma hakkan välja minema. Ja siis me olime korralikud kodanikud ja läksime sinna tolli. Toll muidugi lihtsalt võttis altkäemaksu ja muud midagi.
tegelikult me oleksime võinud lihtsalt välja jalutada. Ta ei andnud mingit tšekki, midagi nagu null paberit. Eks nüüd siis paistab, kuidas seal Tais on. Ja siis jah, et nüüd ma lugesin alles, kui ma olen nendes mingites kohalikes loomaomanike Facebooki gruppides, siis nüüd ma lugesin jah, et selle kohta on inimesed kirjutanud, et lihtsalt jaluta välja sealt lennujaamast, et tegelikult ei ole vaja nagu midagi teha. Mina leidsin ühe loomake, seda on väga armas, väga armas. Mitte see loomake on väga armas. Kogu aeg. Oota, ole Biffiga siin. Ma astun korra tee peale, ma ei julge teda isegi väga lähedalt filmida. Kes see on? Ta on väga suur. Ta on jõhkralt suur. Oota, olge siin, ma lähen natuke kaugemale, siis saab võrrelda. Ta on räigelt suur. Biffi! Viimane õhtu Ho Chi Minhis ja Liisa soovil tulime kalade kohvikusse. Nad söövad nii isuga. No nii, olime siis söömas ja tahtsime arvet maksta ja selgus, et siin on sularaha ainult. Mul sularaha nii palju ei olnud. Ja siis nad pakkusid, et see töötaja viib rolleriga mind pangaautomaadi juurde. Ja puiklesin, mis ma puiklesin. Lõpuks ma ikkagi pidin sellega nõustuma, sellepärast et siin jalutuskäigu kaugusel ei ole ühtegi seda pangaautomaati ja mingisugust ülekande võimalust ei olnud. Siis ma mõtlesin, et mis seal ikka siis, teeme ära. Ja alguses, kui ma ütlesin, et ei, ma parem jalutaks nagu ükskõik kui kaugel, see on, et ma pigem jalutaks, kui läheks rolleriga, siis ja seda ma olen enne ka tähele pannud, et nad ei saa aru, et miks ei taha rolleriga sõita. Ja see rolleriga sõit neil, ükskõik mis tingimustes, on neil täpselt sama nagu mingi, miks ei taha hambaid pesta või ma ei teagi, millega seda võrrelda. No nii, asjad on pakitud, kotid on pilgeni asju täis. Mõtlesin, et näitan, kuidas siin majas prügi ära viiakse, sellepärast, et meil Eestis pigem ei ole see tavapärane nähtus. Õnneks ei ole vaja kaugele minna, jopet ei võtta selga panema. See uks on nii raske. Uksed käivad rämme raskelt. Ja üldiselt on need prügikastid siin tühjad, et neid väga tihti tühjendatakse. Aga me oleme alles mingi viimasel nädalal tähele pannud, et keegi kolistab seal nendega. Aga siiani ma mõtlesin, et kes, millal, kuidas neid tühjendab ja kust kaudu nad seda prügi ära veavad. Ma ei tea, sest seal ei ole mingit šahti ega midagi ja nad ei vii seda tavalistest liftidest ju alla. No nii, viime siis uksekaardid postkasti ja ütleme head aega. See oli meie võtta. Ja need kaardid käivad. Väga koduseks sai see maja ja see korter siin. Pole kunagi nii vara väljas olnud. Koolibussid korjavad lapsi peale. Või autod, inimesed lähevad tööle. Head aega. Lumi eere. Öömaja Tais meil veel broneeritud ei ole. Mõtlesin, et lähme enne lennujaama ja lähme check-inist läbi ja siis hakkan broneerima. Ja sööme ka osiooniga. Ja sööme ka. Me lähme praegu
igaks juhuks varuga kohale, sellepärast et e-mailis oli, et kui koeraga tuled, et siis ole 3 tundi enne check-in'is koha peal. Ho Chi Minh on äge linn. Kui me siia nüüd tulime, detsembri alguses, novembri lõpus, kui me sealt Muineest tulime ära, siis ma küll mõtlesin, et mida me teeme siin nii kaua mingis linnas, mingisuguste majade vahel, merd ei ole, ookeanit ei ole, järve pole, jõgi on. Aga tegelikult on see väga tore. Maas on käia ronimas ja limadega, mis ma veel olen teinud. No ikka kasiinos, laste kasiinos. Jah, laste kasiinos. Jaa, tegelikult on siin väga tore. Kõik on super, kõik on mugav, kõik on lihtne, kõik on käejala juures, õhk on normaalne, kõik võimalus on siin olemas. Ja just see on hästi tähtis minu jaoks, et nagu õhk on normaalne, et ei ole halb hingata. Talle nuudlast. Japani keeles on. Öö jäi meil lühikeseks. Mina magasin 1,5 tundi täna öösel. 2 läksin magama, 7 oli äratus, aga ärkasin juba 3:30 ja rohkem magama ei jäänud. Märkasin, et kui ma siin taksosõitude ajal ja üldse neid kohalikke inimesi jälgin ja nende tegemisi või üldse, kuidas on kellegi kodud või majad või mingid muud süsteemid, siis ma kuidagi nagu meeleheitlikult üritan või mu aju üritab seda nagu mõtestada, et me tahame nagu neid loogika kombitsaid igale poole taha saada. Ja siis kuidagi nagu suhestuda sellega, sa alati nagu paned sellesse pilti enda kõrvale ja siis nagu võrdled, et kas ma mõistan, ei mõista, kas ma teeks nii, ei teeks nii, kas ma kujutan ennast selles olukorras, et ei kujuta. Nagu lihtsalt praegu tabasin ennast, et ma vaatan neid, mis nad siin teevad, kuidas nad teevad ja ma üritan täiega nagu mingisugust mõtestatust ja mingisugust mõistmist ja arusaamist ja loogikat ja asju sinna taha panna. Aga tegelikult ei ole ju vaja. Tegelikult ei ole vaja. Ma ei pea neist aru saama. Ma ei pea aru saama, kuidas keegi, miks keegi mingit tööd teeb ja kuidas ta viitsib seda teha iga päev hommikust õhtuni või miks ta midagi teeb nii, nagu ta teeb. Ma absoluutselt ei pea seda mõistma, ma ei pea seda heaks kiitma, ma ei pea seda hukka mõistma. Ma ei pea mitte midagi sellega tegema. Lihtsalt vaata, aga inimesena me tahame nagu mingisugusesse kasti või mingisugusesse pilti asetada kõik selle, mida me näeme ja siis nagu on seal võrdluspusles meil, kas seal nagu hea või halb või mis iganes või imestama panev või tavaline, et me tahame kogu aeg kõik asjad nagu kuhugi asetada mingitesse endale tuttavatesse ruudukestesse. Aga tegelikult ei ole absoluutselt seda vaja teha. Lihtsalt vaatled, lihtsalt vaadelda ja no nii lihtsalt on, nende elu lihtsalt on selline ja kõik lihtsalt on nii nagu ta on. Tule ikkagi. Mis see on? Mis asi see on? Mis asi? See. Sealt hakkavad pagas alla sõitma minu arust. See. See suur asi, ma ei näe. Sellega hakkab ka midagi alla sõitma. See või piirub nii harmut. Me oleme kuskil lennujaama all, kus sõidavad rongid. Me Siimuga avastasime siin ühe hea valuutavahetuskoha ükskord ja nüüd me siin sööme ka ja hakkame hotelli valima. Mina loen. Ja kohe on aru saada, et oled teises riigis toidu järgi. Ma võtsin seda kastet ikka väga julgelt. No Vietnamis ei ole chili see. Ja nüüd ma lihtsalt lõhetan. Ja maitsed on kohe hoopis teised. Hotell on pandud,
3 tundi vaja sõita autoga Bangkokist sinna. Teen nüüd kohe Grabi lahti ja vaatame, kas saame takso. Takso, millega me sõidame oma hotelli poole, on elektrikas ja vahepeal tuleb teha laadimispausi. No pause me teeks niikuinii ilmselt. Loodame, et ta ei loe väga kaua. Autojuht ütles, et 15 minutit läheb umbes. Tõeliselt kaunis. Loojuv väike on mu lemmik loodusnähtus. Ma olen alati tahtnud, kui ma sellega saan sõita, ma olen alati siin tahtnud seda. Mulle meeldib, et see on siin taga jääd, et ei ole sul ees mitte midagi. Midagi ununes maha. No nii. Ei. Fiffi, kus me sõidame? Meie pagas tuleb sealt tagant. Tõesti, ma lööverdama. Yeah. Kitsad teed. Fiffi! Kuidas sulle meeldib see tuba? Väga. Vaata, mis sa said. Nii palju, siis on pesa ja nii. Näed, sul on siin oma station, Fiffi, püsti pandud. Ei tea, kas võib sul mängu enda võtta? Jaa, kindlasti. Ja on lahti talle või? Ma ei tea. Paneme talle juua. Hommikul, kui me olime seal Ho Chi Minhi check-in'is, siis see päev tundus nii kohutavalt pikk veel ees ja kohutavalt pikk öö oli selja taga, kus ma magasin ainult 1,5 tundi. Ja siis ma seal hommikul Ho Chi Minhi lennujaamas, mulle lihtsalt tuli silme ette pilt või ma hakkasin, ma ei tea, kas just ennast lohutama selle pildiga või igatahes mulle tuli see pilt ette, et nii ma olen õhtul hotellis, Tais, hommikumantlis, mul on käes šampanja, ma olen rõõmsalt kohale jõudnud koos Fiffi ja Deliisaga ja et ma räägin, kuidas päev läks ja see hetk on käes. No päev oli üsna huvitav ja ei saaks öelda, et sellist kerget ärevust ei oleks üleval olnud. Lennujaame me jõudsime ilusti ligemale 3 tundi enne väljumist, nagu oli e-mailis öeldud. Ja siis me vaatasime sealt tabloo pealt, et Bangkok ei ole veel kirjas, et mingi muu tekst oli seal check-in'i counteris tabloo peal. Ma arvasin, et see on mingi muu linn äkki, aga õnneks me ikkagi peagi küsisime ja ta ütles, et ka Bangkoki check-in toimub seal, kuigi seal ei olnud Bangkoki sõna kirjas. Siis igatahes läksime sinna ja siis hakati seal Fiffit registreerima. Ja vahepeal oli neid naisi seal check-in'is arvuti taga, meie laua taga 5 tükki. Ja täitis seal, ma ei tea, mida ta täitis, igatahes me olime seal, ma ei tea, kui kaua. Vahepeal käisin teises kohas maksmas seda Fiffi piletit. Ma jäin sinna. Fiffi pilet maksis ligemale sama palju kui minu ja Deliisa pilet kokku. Ja hea on, et me eile ostsime ära Eestisse lennupiletid Bangkokist, sellepärast, et ta küsis kohe seda piletit, et millal ja millega ma tagasi lendan. Siis ta küsis, et kas mul on perekond Tais. Ma mõtlesin, miks ta seda küsib. Siis tegelikult Tai viisaga on veel see teema ka, et eestlastele on viisa vaba 60 päeva pluss 30 päeva pikendust, et nagu esimese ropsuga sa saad 60 päeva, aga meie tagasilend läheb rohkem kui 60 päeva pärast. Ja siis igatahes olime seal check-in'is, mis me olime, Fiffiga me sealt läbi saime ja siis tuli meeletult pikk passikontrolli järjekord ja peale meeletult pikka passikontrolli järjekorda tuli meeletult pikk turvakontrolli järjekord. Passikas läks päris kiiresti, see turvakontrolli nii aega. Ma mõtlesin, ma jõuan kusagil kohvikas süüa ja poes käia. Just, ja turvakontrollis oli veel see teema, et ma läksin Fiffiga sealt läbi ja siis mingi mees tuleb, et kas sul on luba selle koti jaoks, selle koera koti jaoks. Ma ütlesin jah, andsin paberi, siis ta võttis selle paberi, ütles oota siin, käis kuskil ära ja siis tuli tagasi, siis rääkis midagi oma kolleegidega, siis ma pidin allkirja panema ja siis me saime alles sealt turvakontrollist minema ja me jõudsime
sinna lennujaama alale sisse täpselt sel hetkel, kui oligi meie boardingu aeg. Aga see, et nagu nad detailselt tahavad kõike teada. Me tahtsid teada, millal me läheme kuhu. Et me ütlesime, lähme homme kuhugi ja nad tahavad nagu kõike teada. Nad tahavad kõike, jumala kõike teada. Igatahes me jõudsime nüüd hotelli. Mul oli soov võtta vahelduseks hotell, kus on nagu bassein on akna taga, mingisugused teenused, asjad, kõik on sul käe jala juures, et natukene elame seda hotellielu, tegelikult ma paningi selle siin 3 ööks ja siis me ei tea jälle, mis me edasi teeme, vaatame. Mina tahan rääkida, et me saime siia pagiga sõita, selle golfiautoga. Vot nii, aga igatahes Tais me nüüd oleme ja tegelikult ei tohiks muretseda, alati on midagi, mille pärast muretseda või põdeda, aga tegelikult ei tohiks seda teha. No loodame, et seda see reis õpetab. Sellepärast, et meil on veel vaja kätte saada kunagi see FIFI test, mis ma käisin seal Ho Chi Minhis tegemas, ilma milleta Euroopa Liitu ei saa. Ja siis meil peab olema meeles, et kui 60 päeva hakkab täituma, et me pikendaksime siis oma viisat.